Kord koju naastes oled suur ja pead siis uksel vaatama, et ära ei lööks pead. On nõnda madal meie uksepiit, vaid kummardades koju pääsed siit. Kummardume, et piiluda sisse soome-ugri uksest, sest toimuvad hõimupäevad. Võtame värssi ja kuulame komikeele kõla kirjandusfestivalil Head read. Korkeloktan gortad, õžid morten, zaman pürigad en zuras, menadžas bellid läpkid, gorta pürig juurte kopõrt. Ma arvan, et Sõktuvkaarist Tallinnani on umbes 3000 kilomeetri, nii et suur tee on tehtud, et siia jõuda. Niina on oma komimaal väga tuntud luuletaja ja kirjanduse elukorraldaja. Albertina on pärit Marimaalt, on sündinud väikses Mari külas ja praegu töötab ja elab Joškaru-Laas. Nii juratõmam vutšu, nii pagalamam šupš, nii kisamkides kutšu, nii turnjadega šu, nii njusla, nii põlgaš, nii murra, nii šort, nii šulimok lupša põlgač, nii vutša šokša pöört, nii tušman, nii tangvok teine, nii okkai, nii okkot. Nišem ili kumul teeman, nišem kola jõršen. Vot. Ei oota enam armastust, ei austlust taotle oma teel, ei varblast hoia peos ma just, ei püüa kahte katusel. Ei nuta ega naerata, ei laula ega halise, ei taevast rahe lajata, ei kodusoojus valitse. Ei sõber ega vaenlane, ei lahku, jää ei paigale, ei ole elanud hingele, ei ole päris surnud veel. Tõlked olid Arvo Valtonilt. Milline on siis tänasel hetkel see soome-ugri kirja seis, kirjanduse seis siis kirja kaudu? Ma ütleksin nii, et loomulikult ei ole võrreldavad oma mahult ja ka ütleme niisuguste maailma moodsate voolude seisukohalt praegu võrreldavad Ungari, Soome, Eesti ühelt poolt ja Venemaa, soome-ugri rahvaste kirjanduse teisalt poolt. Samas see kirjandus, kuigi teda ilmub palju vähem, on palju olulisema tähendusega. Kirjandus olukorras, kus nüüd on võetud ära omakeelne haridus ja suhtlemiskeel asutustes igal pool, on kirjandus see, mis hoiab neid keeli ja kultuure veel püsti ja võib-olla suudab hoida püsti senikaua, kuni ükskord see impeerium laguneb, nagu kõik impeeriumid on lagunenud ja need rahvad jäävad ellu. Ma väga loodan seda. Venemaal elavate soome-ugri rahvaste kirjanduse eestkõneleja Eestis on Arvo Valton. Aga Eestis on oma kodu leidnud ka Mari dokumentalist Aleksei Aleksejev. Poruketšelise pagavama joltašulak, моим любимым Алексей, мы шучинам Мари еласте, Joškaru-Laaste, ja kõzat me estoni elastile ja pasamastem eston školusta. Peale selle, et sa oled olnud näitleja Marimaal, teed sa ka filme. Kuidas sa filmide juurde jõudsid? Et kui ma tulin siia Eestisse, alguses mul oli mõte minna muusikaakadeemiasse, et õppida teatri režissööriks. Aga saatekiri oli Tallinna ülikooli. Ja üks aasta ma õppisin raadiorežii, aga ma olen väga tänulik, et raadiorežiid õppisin, sest mul on paremad sõbradki, tulidki raadiorežiist ja ma pidin harjutama Tammsaarel muinasjutud, Poos ja Liblikas lugesin sellise suurte aktsendidega, kui isegi eestlased ei saa aru, mis välde on. Ma panin täitsa savist, panin teine või kolmas välde, aga ikkagi see elu on üle elatud ja selles mõttes pärast oli võimalus astuda Rein Marani juurde filmialal ja siis on kohe kõige esimene töö, et mis ma võtsin üles, see oli Mari rahva pulmad. Alguses video ma tahtsin
teha oma sõbrale kingituseks. Ja siis ma tegingi selle filmi ja siis näitasin Mark Soosaari filmifestivalil ja seda filmi juhuslikult näinud on president Lennart Meri. Sain pärast teada, et tema filmis Mari rahva pulmad ainult 30 aastat tagasi. Et ta nägi seda filmi ja kutsus presidendi lossi ja mina väga häbenesin ja ta ütles, et sina pead minu juures istuma ja et ära häbene. Aga et sellised mälestused jäävadki pikka ajaks. Räägitakse tavaliselt, et soome-ugri naisluule on siuke läbi riimitud, rütmitud ja natukene näeb välja nagu vanamoodne. Millega Mari kirjandus võiks olla maailmale huvitav? Наш народ единственный, скажем так, наверное, в России сохранил язычество. И вот эта связь с природой, философия жизни опирается, у народа Мари опирается в первую очередь на взаимоотношения с природой, с окружающей. Вот это все делает и поэзию особой. Естественно, образный ряд, он опирается в основном на наше национальное мировоззрение. Я как поэт, как литератор, когда читаю марийские молитвы, которые у нас, они реальные, они не просто вот в книге сохранились, они звучат в наших священных рощах и сегодня. И я вот, скажем так, как читатель марийской литературы, как критик и как редактор, поскольку моя деятельность связана с книгоизданием, я могу и смею утверждать, что эти молитвы являются настоящим произведением искусства, гениальными произведениями искусства. И, может быть, нас и обвиняют некоторые наши оппоненты, что мы слишком традиционны. Но я вот с этим не могу согласиться. А время покажет. И вот, как сказал ваш известный поэт Петерсон, примерно так. Разве не может быть эстонский язык данным от Бога, что ли? Я тоже считаю, что разве не может марийский язык звучать в поэзии, в прозе, и звучать не только сегодня, но и завтра. Marisid on Wikipeedia andmetel kuskil 500 000 ringis või isegi pisut enam. Kui loomulik on Marimaal see, et inimesed omavahel oma emakeeles räägivad? Muidugi linnas see on ikkagi probleem, et meil on sellemaani on marikeelsed koolid ei ole sellised, kus saaks õppida kõik ained marikeeles. Meil olid enne 70-ndatel olid veel õpikud veel marikeelsed, keemia, geograafia, kõik õpikud olid marikeelsed. Sina oled õppinud veel ei ole? Ma juba ei ole jõudnud, et mina läksin kooli 80 aastatel, aga 70-ndatel juba tuli kõik vene keeles. Ja aga mul oli ainult nädalaks 3 tundi marikeelne tundi. Tänu sellele ma valdan marikeelt. Aga muidu on praeguse hetkel tunnid on vähenenud, nüüd on vist 2 tundi, aga see oli kohustuslik. Ja see marikeele tunnid ei ole kõik koolides. On olemas ainult spetsiaalsed koolid, nagu rahvuslik koolid ja seal ainult annavad marikeelsed tunnid, aga üldkoolides marikeelsed tunnid ei ole. Aga ülikool? Ülikool on kõik venekeelne. Aga kas mari keelt ja kultuuri on võimalik ülikoolis õppida?
On võimalik õppida, meil on olemas soome-ugri kateeder ja seda on loonud ja väga pikka aega juhis Ariste õpilane professor Ivan Ivanov ja tema poolt on seda kateedri loodud ja sellemaani ta töötab ja seal saab õppida mari keelt. Liigud linnas ringi, poesildid, tänavanimed? No poesildid ja nüüd on kohustuslik, et poesildid oleks kahe keeles, vene ja mari keeles. Aga poes on nagu rääkida müüjatega, seda ei saa veel. Et kui maal kusagil võimalik, aga linnas seda ei saa. Et see keel on ikkagi nii-öelda, nagu me ütleme, köögikeele tasemel, et ta ei ole kaugemale, ei ole tal jõudu. Ei ole jõudu, jah. Muidugi on tõlkivad ka, nüüd on kohustuslik kõik need seadused, kõik asjad tõlkida mari keelde. Kuidas sa tajud, mis on siis selle mari identiteedi võti või millele tugineb see? Kõige suurem tugi on ikkagi see loodususk. Nüüd on olemas meil loodususu selts ja külatargad ja erinevate maakonnades igal on oma külatarg ja nad kogunevad ja nad arutlevad. Ja tänu sellele, et ikkagi loodususu traditsioonid meil on elus, see ikkagi alati on usk, paneb asjad paika, et tänu sellele ma arvangi, see marilaste identiteet on elus. Nende kommete peale rahvas tuleb oma rahvariidetes, rahvasöök, toidud ja et seal saab kuulata külatarga sõna ja need on sellised väga omapärased, see ei ole päris luuletus. Et selles sõnades on selline mingi maagiline tunne ja tänu sellele ma arvangi see mari keelt ja mari usk, loodususk elabki, sest see annabki kõige rohkem jõudu. Бабели. Линя пукшанте кільче поспомад, муджамкиясте водяд лишедан, джормам юршід, корки коскеджід, аршатили слимийка шипкиде, стався вичима, стався дащтима, медбур платтяте вічно онубеліт, і джучиш я над, і не вілавли, стався дащтима, самин енлина, чивтам коліна бур'я зоредит, бур'я водоси двершід вайтемна, бур'я кепиш гозміян китемна, бур'я шиланед міян šüüvtamna. Vanaemale. Vaikselt istud sa trepiastmel, käsi väsinult rüppe lastes, juuksed vööni kord ulatasid, tuul neid halle sosinal sasib. Kõik on tehtud ja valmis säätud, parim kleidki on ootama jäetud, valge pearätt harva, mis pandud on pähe, kõik nüüd on valmis, veel oodata vähe. Viimased kuhjad ei ole veel loodud, viimane marjasak metsadest toodud, viimane kindapaar valmimata, viimane laul meile salmimata. Nina on osalenud paljude aastate jooksul etnofuturistlikute üritustel. Kas sa tunned ennast etnofuturistliku luuletajana? Одним из постулатов этнофутуризма было то, что было необходимость перенесения этнокультуры из деревень в город. Поскольку у нас все, без исключения поэты, это уроженцы сельской местности, и в их произведениях город практически отсутствует. Но сейчас происходит такой процесс, видимо, под влиянием и переводов этими же, скажем так, молодыми поэтами. И в их произведениях начинает появляться городская культура. И второй такой момент, очень, мне кажется, важный, наши молодые коми-поэты, я говорю о молодых, молодые коми-поэты очень тесно работают, скажем так, с ребятами, которые пишут на русском и проживают в городе. И все чаще начинаешь замечать, что написанные, скажем так, сельскими бывшими детьми произведения интересны городу. Но для себя я еще считаю, скажем так, тоже важным пунктом, что этнофутуризм – это не только форма и содержание, а такой флаг, чтобы у нашего этноса было будущее.
Kui me räägime, Arvo Valton, teiega soome-ugri kirjandusest, mis Venemaal elab ja loob, siis kui pikk on nende kirjanduse traditsioon? Ma ei ütleks, et oluliselt on see ajaline nihe väga suur. See on erinevatel rahvastel erinev. Ma toon näiteks komi kirjanduse, kellel oli ainsana soome-ugri rahvastest juba 14. sajandil oma kiri, kellel oli 19. sajandil vapustavalt väljapaistev kirjanik Ivan Kuratov, kuigi ta ei saanud oma komikeelseid tekste avaldada tsaaririigi tingimustes. Aga ta oli meie Koidula kaasaegne ja ma ütleksin tunduvalt euroopalikum. Tõlkis Euroopa keeltest ja nii edasi. Nii et ega meil ei ole kuidagi vaja mingit ülbust tunda nende oma idapoolsete soome-ugri rahvaste suhtes. Ka Karjala tekst oli olemas enne, kui olid Eesti ja Soome tekstid, mis tulid alles 16. sajandil ilmsiks. Ungarlastel olid üksikud asjad pisut varem, aga ka mitte tegelikult kogu kirjandust, samal ajal kui Eestis ja Soomes tekkis tegelikult juba ungarikeelne. Enne oli ladinakeelne see asi. Nii et enam-vähem me oleme ühes ajaloolises perioodis. Ma ütleksin, et soome-ugrilastel on ikkagi põhjust rõhutada seda, et nad on Euroopa põlisrahvas, kõik indoeurooplased on hiljem tulnud, kreeklased kaasa arvatud, kui siin olid soome-ugrilased ja mingis mõttes me oleme nii-öelda nendest põlisrahvastest jäänukrahvad ja seda enam me peaksime siis hindama kõike, mis meil on, kultuuri ja kirjandustes sealhulgas, olgu küll, et ta on hilisema tekkega. Minna natlai yrgysem ergenat, tõgõnalai suugalase õskenan sotsuna, minna natlai sotsuna ogolmoi. Имаш мужичияс, кодлы чуштан челядь, имаш kodli kõvburjas. On mehi, kel lapsi sünnitad ja teisi, kel luulet kirjutad. Aitäh! Need jällegi Arvo Valtoni tõlked. Назвали имя Арво Валтона. Я хочу низко кланяться этому интересному человеку, талантливому поэту, доброму другу нашему, за то, что он дает возможность ознакомиться эстонскому читателю с марийской лирикой. Он давно нас переводит марийскую поэзию. Сейчас находится в работе перевод новой книги «Молодая марийская поэзия». Я думаю, вам она будет интересна. Kas me võime rääkida ka soome-ugrilaste kirjanduses mingid ärkamisaegadest, et on olnud sellised puhang? Jah, aga ikkagi muidugi selles asjas oli Venemaa impeeriumi soome-ugri rahvaste ärkamisaeg paraku 20. aastad. Niisugune vohav 20. sajandi 20. aastad, meil oli ta natukene varem. Egas ajaloo näo ees ei ole see vahe väga suur, aga siiski. Ja ka nendel olid erinevad ajad. Näiteks mordvalased, kes olid Moskvale liiga lähedal, olid rohkem rõhutud ja siiamaani on rõhutud ja nendel ei antud autonoomiat ja ütleme see 20. aastate õitseng oli neil hilisem startis. Nii et jah, midagi ei ole öelda. Nõukogude algaastad olid neile palju viljakamad ja paremad, kui oli tsaaririigi olukord, kus andekad inimesed pidid lihtsalt üle minema vene keelele, õige usule. Neil võeti ka nimed ära ja nii edasi. Nii et see imperiaalne surve on ka meid kõiki soome-ugri rahvaid just Venemaa poolt rõhunud. Ja samas venelaste etnogeneesis on 50% vähemalt soome-ugri alget, nii et on nad ka sugulased omamoodi.
ja ega ei saa öelda, kõik koloniseerijad rahvad on ju alati olnud ka mingis mõttes ärgitajad või äratajad ja ka venelaste hulgas on neid, kes on neid väikerahvaid tähele pannud ja isegi nende eposeid kirjutanud, nagu Hudjakov, Udmurtide oma ja nii edasi. Nii et meie ajalooline missioon ja nende kirjanduste suhtes on loomulikult see, et me neid tähele paneme, me tõlgime neid, samas nemad tõlgivad meid ja see vajadus tunda üksteist ja kokku hoida on mitte üksi neile vajalik, vaid ka meile vajalik. Sest kõik me otsime liitlasi, kes me ei ole piisavalt tugevad, et teisi rõhuda. Есть такое мнение, что, например, у коми, да, менталитет и как бы вот то, что глубинное, находится в корнях. Но вместе с тем они живут не в изолированном мире, да, они теперь имеют возможность общаться. Естественно, это вот происходит некая трансформация их, скажем так, нутра, я не знаю, слово правильно или нет, их глубинности, скажем так, с глубинностью мира. Влияние мира, конечно, всего того, что происходит, вызывает у молодых новые интересы. Для того, чтобы молодые сумели найти себя в поэзии, мы сейчас считаем своей нашей главной задачей вот именно сохранение наших традиций. Albertina on toimetaja ja tema näeb oma tööd selles, et säilitada seda, mis on vanematelt tulnud. И, наверное, это и есть особенность вот как раз нашей марийской поэзии, когда автор не боится этой открытости. И не боится быть сентиментальным. Говорят, сентиментальность уже не в моде. Öine nägemus rõdult. Naabermaja katusele, lennuväljale, maandub Vares välja heites jalgu, telikut. Tema järel teine, kolmas. Öist seal taevateed serav tuli valgustab neoon. Lindugi on muutnud tsivilisatsioon. Kui ööklubis sagin käib siin armutu, kas võivad siis keskööl askeldada varesed, looduseski juurdunud on seadus uus. Väljaheites telikuga mina maanduksin praegu oma lapsepõlve lennuväljale. Kuid dispetšer ütleb, parem unne suunduksid, maandumise ilma pole antud sinu ajale. Niisiis mina, valge vares, lendlen oma mustast taevast, ma jälgin, kuidas vanemad mul rõivais valgetes, ootamata mind seal aina kaugemale lähevad, igavlev dispetšer, oleviku sidemees. Jüt balkongõč končeš. Poškudu pirtimbak aerodromuš, volten čapaša sim korakšinčeš. Почешешь веса, кумша, дют полпомуш, елгалт шиньон толден волгалтеш. Цивилизации нунамат вашталтыш, дют клубыштыш тусовка лач, лышкат, перьюдам момутман корак тышкалан, йод саман пурен пюртисышкат. Маят шассим волтен аэродромыш, волемыле йоча пагатышкем. Диспетчер мане кае лучше омыш, волаш ты пагатыш и гече шотуке. Дамае ош корак, пердам шкешем кавам гыч, ужам ош тувыра нача вам вучин, аш шукта да иши умбак корангыч. Торжа диспетчер, pagat žab kutšim. Kui me vaatame noorte peale, et Marimaal on juba 7. aasta, tegutseb Mari kommertsraadio. Ja kommertsraadio on nende nooretele nii levinud, nii meeldib ja nüüd on kõik noored kuulavad kommertsraadiot ja selle Mari L raadio saab isegi interneti kaudu kuulata, et selles mõttes on see nagu tõmbab noort põlvkonna, sest noort põlvkonnad kuulavad ja see meedia, raadio annabki jõudu ja et tänu sellele ma arvan ka keelt ei unusta.
kas Mari televisioonis on sinu filme näidatud ka? Mari televisioonis on näidatud ja kõige rohkem muidugi kommertskanalites. Seal on teistsugune nagu seadus, et kuna kohalik RTR kanalile maksab Moskva ja sellepärast on riiklik televisioon ei võta, sest kui näidatakse, et keski välismaalt tehakse filmi, et nendele on seda ei ole kahtlane värk. Aga kommertskanalid nad võtavad hea meelega ja alati mul on hea Koit Pärna helioperaator, kes ütleb mulle, et kuule, et sa võid eesti keeles mitte teha, võid inglise keeles mitte teha, aga marikeeles sa peadki tegema, et lindistama marikeelne diktori, et teeme marikeelne variandi ära. Ja siis ma püüan iga filmis teha marikeelne variant, mis ma saan näidata Marimaalt. No nii, Tallinna Televisioon on ka sellel nädalal näidanud sinu filme. Põhjuseks on see, et käimas on hõimupäevad ja hõimupäevad lõpevad laupäeval, kui toimub suur konverents ja seejärel Mustpeade majas on pidu. Siin tulevad mitu erinevate rahvastega folklooransamblit ja iga ansambli antakse kuskil 5-6 minutit esineda ja erinevate rahvastega ansamblid esinevad ja tutvustavad oma kultuuri, kombetes ja põnev vaadata, kuidas need isegi need ingeri ja need vepslased, kes on väga vähe, et nemad tulevad oma ansamblitega ja liivlased isegi väga tihti olid. Ja täitsa huvitav vaadata, mismoodi elavad nad ja mismoodi kõlab nende keel. Marilasi on ka. Marilasi on ka.